tere! On keeruline tabada märki, kui sa ei tea, millisesse märki sa tabada tahad. Täna on fookuses sinu siht. Kui sa tead oma sihti, siis on sinu vaade avaram. Sa naudid teekonda, mida käid, sest selle suund on sinu teadlik valik. Kui sul on põnev, huvitav, siis sa päriselt naudid iga pisematki etappi ja päeva selles. Ja seeläbi tõmbad ka teisi oma teekonnale kaasa. Sa oskad märgata ja haarata kinni võimalustest, mida sa tahad. Sa näed neid, sest sa tead, mida sa otsid. Õsi sõnul on siht kavatsus, mõte, taotlus, samas ka mingite punktide vaheline mõtteline joon, liikumise või kulgemise suund. Sihi puhul loevad nii mõte kui ka tunne. Siht on seisund, kuidas sa soovid ennast inimesena tunda. Näiteks terve, õnneliku, rahuloleva, tasakaaluka, meelerahus, kerguses, vaba või külluses. See on see, kuidas tahad end läbi oma elu tunda. Ja veel on tähtis see, et seeläbi kasvada ka ise inimesena ja aidata teisi. Looduspärasuse seadus ütleb, et sa oled siin elus, et teisi aidata. Selleks kasvad ise inimesena ja arendad ennast. Sina ise oled oma elu kõige suurem ja tähtsam projekt. You are work in progress. Lõputu vinge projekt, mis on alati töös. Ja sinu teine missioon on elus aidata ja teenida teisi läbi oma ande ja tugevuste. Ma mõistan, et sõna teenimine võib tekitada erinevaid emotsioone, mis minu jaoks esialgu tekitas ka, sest peas oli mingi uskumine terminist teenimine. Näiteks vaatasin, mida siis õssis öeldakse sõna kohta teenima. Ja sellel tuleb välja 4 tähendust. Esiteks, elatist hankima, palka või muud sissetulekut saama. No, seda me ikka tahame, eks. Teiseks, ametis või teenistuses olema, kellegi kasuks töötama, mingi roll tuleb enda kanda ikkagi ju võtta tegelikult ka. Kolmandaks, millekski või kellelegi kasulik olemine, midagi edendamine. Meil on kõigil oma anded, mis on omad valdkonnad, milles me oleme tugevad ja millesse panustamisest me oleme kohe eriti huvitatud. Ja 4, millegi vääriline olema, midagi pälvima. Sina oled väärtus. Sa oled igal juhul täis erinevaid väärtusi, et neid jagada kogu maailmaga. Mind puudutavad näiteks just need osad, et olla kasulik kellelegi, edendada midagi, olla oma valdkonnas tegutsemise vääriline, pälvida see au, olla üks oma südamelähedase valdkonna esindajatest. Kuidas nüüd tundub? Tuleb parem noot sõnale teenima. Elus on sulle oluline heaolu. Teiselt poolt on sulle oluline märgata enda elu läbi oma sisemise ja välise motivatsiooni toimimise. Sisemise, mis tuleb enda seest. Sa oled valinud mingi tegevuse, mille ajendiks on sinu isiklik nauding või uudishimu. Ja see on olnud sinu enda vaba valik, seda valida. See on olnud sinu enda huvi. Väline motivatsioon jaguneb omakorda 3. Integreeritud, tuvastatud ja sisestatud motivatsiooniks. Integreeritud tegevus on miski, mis on tulnud idee või mõttena kuskilt väljast poolt. Samal ajal see läheb kokku sinu väärtustega. Motivatsioon on sinu enda sees ka olemas. Tuvastatud väline motivatsioon tuleneb väljast. Samal ajal sa saad aru, et selle eesmärgi saavutamise juures on komponente, mis ei olegi nii meeldivad. Kuid samas sa näed selle lõpptulemuses endale kasu ja see on seotud sinu väärtustega. Siis sa väärtustad seda kasu ja elad sealt vahepealt need mitte nii meeldivad tegevused või valikud üle. Sisestatud väline motivatsioon on see, kui oled ise pannud endale mingeid sisemise karistuse näiteks ja tasumehhanismid. Peamiselt on need häbi ja süütunne, mis võivad meid juhtida. Need ei ole tugevad motivaatorid ja neid võtad väljaspoolt vastu, et end motiveerida
ja selle läbi hinnata. Neid on oluline teadvustada ja märgata. Kui sinu elul on tähendus, siis see aitab sul liikuda heaolusse, üldise heaoluni. Nii tähtsustavad ka tänased uuringud oma missiooni loomist, oma ikigaiga töötamist, oma heaolu loomist ja selle avastamist läbi ikkagi proovimise, katsetamise ja tunnetamise, et mis siis sinu jaoks töötab. Uuringute sõnul, mida rohkem tunnetad oma elu tähendust ja eesmärki ja oma elu eesmärki ka päriselt mõistad, seda tervislikum on sinu käitumine, seda väiksem on haiguste risk, seda madalam on suremuse risk. Ning seda suurem on selle kõrval sinu füüsiline aktiivsus. Sa tunned rahulolu, püüdled arengu ja kasvu suunas, tajud oma rolli ühiskonnas, mille läbi oled ka igapäevaselt oma tegevusi valides ja tehes positiivne. Tajud üleüldiselt, et maailm ja see, mida sa päriselt teed, on kõik kooskõlas. Kui purjekas ei tea, kuhu sadamasse ta suundub, ei tundu ükski tuul õige. Sihitud otsused ei vii sihini. Udused eesmärgid annavad parimal juhul uduseid tulemusi. Sa tead sinule olulisi väärtusi. Need me panime päris ammu juba paika, koos tuumväärtusega. Ja sa oled teinud ka ikigai harjutust. Sa oled uudistanud oma tugevusi. Kui vaja, vaata need materjalid veel kord üle. Mõtle uuesti läbi ja siis mine julgelt plaanipidamise juurde. Ja plaanipidamiseks number 1 kaardistame täna sinu sihi. Selleks, et kuskile liikuda, on sul vaja teada sihti. Kuhu sadamasse sinu elupurjekas jõuda tahab? Igaks juhuks meenutan, et sinu siht ei ole kivisse raiutud. Sa ei pea mõtlema, et ma määran praegu oma sihi ja peangi ainult selles suunas edaspidi vaatama. Ei pea, sul on endiselt terve elu valikuid täis ja kui tunned, et tahad oma sihti muuta, siis sa saad seda teha iga hetk. Purjekas ei ole aheldatud. Pealegi, siht ei ole veel ka nii detailne ega nii konkreetne, et ta seaks sulle tugevaid piiranguid. Sihi seadmise juures jääb veel väga palju ruumi sulle mängimiseks.